No nii, tervist. Et mul on siin selja taga üks A6 jälle. Seda puhku on siis 2015 edasi mudel. Et sellel on 160 kilovatti mootor vahel. Sama tüüpi mootor on ka 200 kilovatti. Et ma vahetasin siin keti ära, aga peal keti vahetust jäi mingi lagin sisse ikka. Tuleb tagant otsast. Infot on vähe selle kohta kuskil. Et ma nüüd näitan, mis siin probleem on. Ma ise natukene kaevasin seda siin tuttavatega rääkides. Et mul siin üks eks-töökaaslane on neid 60 tükki teinud juba vähemalt, et tal läks 60 peal lugemine sassi selle sama probleemiga. Et ma näitan, mul on laua peal siin asjad. Et probleem on siis nukkvillides, et siin otsas on leevendid, siin sees on mingi vedrusüsteem, et kui nukk käib ühtepidi ringi, siis see hoiab vastupidi seda hammasratast, et ei tekiks seda laginat nii-öelda. Aga see leevendi on siin sees ära väsinud ja siis tekibki see ebameeldiv hääl mootoris. Et see on nüüd kõige esimene versioon sellest nukkvillist. Et siin on väga õhuke serv ka, kus taga see on. Et osadel juhtudel olen näinud, on see üle siit serva tulnud see leevendi. Et väga vähe on infot Google'is selle kohta. Kuidagi imekombel leidsin otsingust infot. Et ma pärast näitan uuema tüübi selle nukkvilli ka. Ja neid on 4 korda on uuendatud neid nukkville. Et see on siis kõige esimese otsa nukkvill. Auto läbisõit on 140 000. Sõber ütles, et on osadel juhtudel 60 000 tagant on juba 3 korda vahetanud nukkville. Põhimõtteliselt nugad saab ilusti kätte siit pealt, aga mis teeb asja keeruliseks, on see vaheratas. Et seda tuleb uuesti reguleerida uue nukkvilliga. Et ma pean ikkagi ka turbo ja tagant ketikannet lahti võtma. Et seal juhi pool on veel keerulisem see olukord. Et seal ma pean ühe väljalaskolektoriga maha võtma, sest ma ei saa tagumist ketikaant muidu kätte. Seal on üks selle TPF-i tugi kronsa on ees ja kronsa poldid on täpselt 2 tükki on väljalaskolektori taga, et neid ei saa kätte. Aga ma ootan hetkel uued nukkvillid ära ja siis panen peale need. No nii, tervist, et ma seda kokkupanekut ei jõudnud filmida nüüd, et käisin seda nädalavahetusel tegemas pühapäeval ja ma tahtsin kiiresti kokku saada ja koju ära saada, et ma tegin mõned pildid, et ma räägin nüüd siia kõrvale siis, et mis seal oli, et ma panen siia pildid ja jutu kõrvale. Siin on siis näha, et paremal pool on uus nukkvill, et see tuttav, kes mul on neid üle 60 tükki teinud, et see soovitas esialgu selle laia hammasrattaga nukkvilli ära vahetada. Pärast, kui on ikkagi mingi hääl sees, siis seda teist on lihtsam vahetada, sest seda vahe hammasratast ei pea uuesti reguleerima enam. Et esinduses on nukkvilli tükk on 550 € umbes, et kõiki 4 vahetada läheb see summa päris suureks. Antud autol sai siis omanik Poolast originaalnukkvillid odavamalt kuskilt. Siin pildi peal on näha siis, kuidas nukkade omavaheline ambumine kokku käib. Ühel on 1 kriips ja sellel parempoolsel on 2 kriipsu, et see ühe kriipsuga läheb sinna 2 kriipsu vahele. Siin pildi peal on näha siis, et palju oli vaja lahti võtta, et ligi pääseda. Siin on veel
väljalaskekolektor on küljes veel, et selle ma sain ka veel siit auto pealt kätte. Siin on nüüd lahti võetuna see vana nukkvill. Seal sees on nii-öelda vedrusüsteem ja siin pildi peal on näha, et on ka need nagad juba ära kulunud. Et see jääb sinna serva taha, peaks hoidma seda ratast kinni, et üks hetk ta kulub nii ära, et see lendab sealt serva tagant minema. Siin on siis mul abinõu, millega ma saan seda vaheratta pingsust reguleerida. Et see tuttav ütles, käis läbi isegi pühapäeval, et ütles, et tuleks panna tehase juhendist natukene väiksem see lõtk, et siis lõhub vähem neid leevendeid. Et nii saigi tehtud, et panin natukene vähem selle lõtku, kui tehase juhend ette näeb. No nii, et selline see video sai siis seekord. Et ma loodan, et teil oli mingit infot ja kellel huvi siis neid uuemaid osta, siis kindlasti kontrollis läbi käia kuskil, et kes on neid teinud, et Audi esindus on neid väga palju teinud, et ma soovitaks kindlasti seal ostueelne teha autole. Antud konkreetne auto on ka müügis, et kellel huvi siis osta seda autot, siis sellel on nüüd ketid ja need laia hammasrattaga nukkvillid vahetatud. Et on võimalik saada nüüd hooldatud mootor. Vot, aga selleks korraks on siis kõik, et vaatame, mis järgmine kord teha on.